käime katuseid mööda, lähme kolame pöölingut. Teil on see hümne? On jah? Smilers on hümne? Käime katuseid mööda, kogu aeg käib jah? On jah? Nii igal juhul tervitus, head sõbrad. Nii tõesti on, üks meist kahest siin praegu on professionaalne ehitusalpinist ja otse loomulikult ei ole see mina, vaid see oled sina. Tere, Jüri, mina. Tere, mina Mihkel. Nii, sa tahad enne seda, kui minusugust meest lasta katusele, käia läbi mõned ABC-d ja õpetada või rääkida ohutusnõuetest, eks ole? Just, küsin, et kui sa lähed poodi ja ostad endale 5 mm puuri, siis miks sa seda endale teed ostad? No sellepärast, et mul on vaja kuskil auk puurida, mis vajab 5 mm laiust puurimise auku. Augu jaoks. Sul auku vaja? Jaa, mul on auku vaja. Just. Miks klient tellib meid lund lükkama? No sellepärast, et seal üleval on ohtlik käia ise. Vale vastus ja oota korra. Nad tahavad, et keegi katust puhastades viga ei saaks. Mis on see pilt, mida nad tahavad saada? Mis on see pilt? Ja mis on see lõppväärtus? Puhas katus. Okei, peaaegu. Puhastatud katus. Selle peamine... Jälle valed vastused, jah? Sa oled väga lähedal, sa oled augu juures. Nad tellivad sellepärast meid, et saavutada ohutus. Ohutus enda varale, et midagi alla ei kukuks. Ohutus inimestele. Ehk siis siin on ühed rakmed, mis te tüüpiliselt näete, aga need selle töö jaoks ei sobi. Selle me võib-olla paneme kaameramehele ja see point on see, miks nad ei sobi selle töö jaoks. Nende tugipunkt on siin rinna peal. Sul on vaja, et oleks keskel. Seepärast, et kui sa seisad seal kalde peal ja sul on siit, siis su jalad libisevad alt ära. Oota, ma saan aru praegu, et ma olen päris ikkagi, see ei ole nali, ma olen ikka päris ohtlikule katusele, kus ma olen kalde all ja see peab õigesti kinnitatud olema. Ma ei olnud varem selle peal mõelnud. See on jah, päris ohtlik katus. Aga sulle läheb siis nagu ikkagi spetsiaalselt... No, läheme paneme riidesse, pidu hakkab pihta. Tahan omalt poolt tänada kõiki, kes mind elu jooksul on toetanud. Kunagi ei tea, mis võib juhtuda järgmisel hetkel. Usun, et täna võib-olla nii ei lähe, igaks juhuks tervitan kõiki, kes mind on elus aidanud ja toetanud. Kas sul on muidu selle käime katused mööda sõnad kõik peas või? Ei ole. Aga refään on ju. On ju, noh, kuidas see käis? Käime katused mööda. Lähme kolame pööningute peal. Ongi nii. See maja või? Nalja teete või? Ma ei lähe sellise maja peale ju. Kuule! See maja või? Ma mõtlesin, et mul on ilus mõnus täiesti tasapindne mingisugune katus. Seal ei ole võimalik ühtegi sammu astuda ju. Vaadake seda katust. Mida ma seal teen? Tervist, härrad. Rõõm, Jüri, mina. Okay. Tere. Ühesõnaga lugu järgmine. Kui me siin Orhega natuke rääkisime, siis ta juhtis tähelepanu või vähemalt küsis mu käest, millised sul saapad jalas on. Ja ma ütlesin, et need lambanahksed, aga kohutavalt libedad. Ja siis Orhe, sinul on natuke teistsugused. Ja siis Orhe ütles, et tead, see katus on nii libe, et seal tegelikult ei ole vahet, mis sul jalas on. No see on tore, et te olete ühe korraliku julgustükki mulle siia valmis mõelnud. Tüüpiline probleem, et autod on. Autod on, jah? Oo, seal on ikka jääd ju. Olen ka siis, kui midagi tuleb. Siis sa kaitsed oma kehaga. Jah, oma keha. Väga õige, Orhe. Orhe, sa tead, mis teie ametimeeste hümn on või? Teate seda laulu? Ei tea. Käime katuseid mööda. Lähme turnime pööningute peal. On või? 23. aprill sul on nimipäev. Oh, mina ei teadnudki seda. Sa ütlesid praegu, et Jüri on hispaania keeles Orhe. 23. aprill on meil mõlemal nimepäev. No kuule! Elagu Jürid ja Orhed! Elagu! Veel üks laul tuli meelde. Teie selle ametikutse laul. The roof is on fire. The roof. We don't need no the mother burn. Hakkame üles jõudma. Nii! Siit väiksest august ma pean minema välja. No tore on! Ma pean tunnistama, et see katus tundus eemalt väike. Aga siin üleval tundub veel eriti väike. Üks vale samm. Ja me ei tea, mis võib juhtuda.
Head sõbrad, kõik on valmis pandud. Veel lõpetuseks, sul on hea võimalus mulle mõned julgustavad sõnad öelda. Ära muretse, alla saad sa näguni. Ühte või teistpidi. Katusele sa ei jää. Katusele see naljad. No tore! Lähme siis! Ohoo! No, sõbrad! Oi, kui palju lund siin on! sa pead kuidagi ronima nüüd siia üle. Hopp, minek! Nii, sisuliselt võib öelda, et jalatsitest ei ole mitte mingisugust kasu. Jää ei ole ka nii libe nagu see siin praegu. Hoia sellest köiest kinni. Niimoodi! No! Oi, Meri on siin samas. Tere, Annika! Tere! Sa oled juba tükk aega siin olnud, jah? Natuke aega olen juba olnud, jah. Ja see hoiab mind, jah? See hoiab mind, jah. Kuhu ma sattunud olen? Nii, pane see kõigepealt enda külge kinni. Tähtis hetk. No nii, Annika, hakkame tööle. Hakkame tööle. Nii, ja ma sain aru, et kõige õigem on lihtsalt usaldada köit, lasta ennast köiel kanda ja siis ei libise nii palju. Hops! Esimene kukkumine. Vanasõber Orhe on seal all. Millegipärast vaatab väga kaugelt. Orhe pidi mind kinni püüdma, kui ma peaks alla kukkuma. Orhe, nii kaugelt sa mind küll kinni ei jõua püüda. Ma ei kuule, mis Jüri ütleb. Jüri ütleb, et sa oled liiga kaugel, sa ei saa sealt püüda. Eks ma lendan. Lendab kohale. Nii, aeg on vist ennast natuke allapoole lasta. Niimoodi hoiad sellest köiest kinni ja siis lased kangi ja siis saad niimoodi kontrollida siis. Oo, tervist! Ahah, hopsti! Nii, me oleme siin kõrgel katusel, naudime Tallinna ilma ja vaadet. Kaua sa seda tööd teinud oled? Varsti saab 4 aastat. 4 aastat? Kuidas sellise tüübi peale üldse sattusid? Kurikuulus Facebook. Facebookis vaatasid, et otsitakse? Seal tuli lihtsalt kuulutus ette, et töökuulutus, et otsitakse sinna, et huvitavaks naisi ka võetakse näha. Et ühesõnaga, et töövestlusel tõenäoliselt on kõige olulisem või üks olulisemaid osasid on ikkagi osata laulda katusel käijate hümni, eks ole. Käime katuseid mööda, lähme turnime pööningute peal. Ma räägin, libe on. Nii, ma tahan korra üle serva ka vaadata. Püha issand, nalja teete või? See on ju kõrge. No väga tore, head sõbrad, midagi teha ei ole. Me tegime umbes 4% sellest katusest praegu ära koos minuga, aga need tublid inimesed jätkavad siin. Ühesõnaga, head sõbrad, aitäh selle väljakutse eest, väga omapärane kogemus. Siin libeda katuse peal ringi tuiata ja tunda, et köied on ainsad, mis su elust kinni hoiavad. Tallinn on ikka ilus ja mis siin ikka. Olge turvalised ja ohutud. Ja kui on vaja samasuguseid töid, siis SkyProf aitab alati välja, on ju.